tuleb mina. Mida? Te olete tulnud vaatama Puntsomaaniat. Esimest korda vahetasime siis lokatsiooni, ennem me oleme teinud Ratas ja Kohvis. Andke mulle aplausiga märku, kui te olete Puntsomaaniat ennem koha peal käinud vaatamas. Haige, meil tuleb publik tagasi. Kas keegi on ainult YouTube'ist näinud? Väga hea. Ja kas on keegi, kes ei saa aru, mis siin toimub? Jaa, need Biffid, kes igale asjale... Väga hea, ei, teid ma ootasingi, te olete minu publik. Suurepärane. Hea meel, et te olete siin. Täna muutsime esimest korda natukene formaati. Olete tähele pannud, ennem olid kohtingu lood. Nüüd on mida ikki. Ja tead, Keeleinspektsioon juba on fucking ukse taga mul. Ikk. Aga no, ma ei tea, võime teha siin väikse avatud vooru, mis asi on ikk. Eesti keeles. Täpselt, mul oli sama asi. Ma olen 3 nädalat mõelnud ja ma jätsin selle ürituse nimeks Mida ikki. Teeme suure aplausi kõikidele, kes te saatsite oma ikki täna. Tänu teile saab see üritus siin toimuda. Ja tead, ega siin ei olegi pikalt midagi. Huumoripühade raames tänase siin Heldekeses on. Muideks ütlen teile seda, et see on vana bordell. Et mina olen siin palju käinud. Ei, tegelikult ma nii vana ka ei ole. Aga ma ei tea, nagu show formaat, teate ikka, meil on alati pillimees, eks ole. Pillimees. Eelmises osas, kui vaatasite, oli mul uus pillimees. Rene Paul Algivi, kes sai väga palju positiivset tagasisidet. Kõik kirjutasid mulle, parem kui Sten. Sitaks parem kui Sten, palun jäta tema Steni asemel. Ja teate mis? Ma ei jätnud. Sten Erikallikas! Seal ta on. Õnneks sinda on posti taga veits veel kaugemal kui Ratas ja Kohvis, aga siin sa meiega oled. Sten, thanks, et sa selle klaveri toid, aga ära seda katsuda. Okei. Näita, kas see töötab üldse. Oota. Näita see klimberdus, kõigile täiega meeldib. Ja see sama meloodia. Tund 30. Pange enda ajud valmis. Mingit muutust ei tule. See on ei jää. Ma juba näen mingit Biffe seal tagareas. Väga hea, kuule teeme Stenile ühe aplausi. La. Puntsu ime munni. See on uus programm. See on uus lugu, ma töötan selle kallal praegu. David ja härrad, Sten Erikallikas. Või nagu meie teda kutsume Balti jaama Koit Toome. Kuule, aga järgmine osa nagu ikka on paneel. Siin on 2 tooli ja millegipärast 4 mikrofoni. Ma ei tea, miks neid mikrofone nii palju on, sest et 2 külalist on mul täna siin alles ja kus juures teie veel ei tea, kes need on. Inimene, kes ootab YouTube'is, teab, sest et oli thumbnaili peal. Aga teie siin olete, kes see on? Huvitav, kes see on? Kes nad on? Kas nad on naised? Kas nad on mehed? Kas nad on üldse päris inimesed? Ega mina ka ei tea. Aga palun tervitame lavale esimese neist. Mikael Meemaa! Mikael Meemaa on see mees. Mikael Meemaa käib kõiges. Nii et nüüd me teame, et meil saab vähemalt lõbus olema. Mikael, vaata, kust sa saad. Istu rahulikult, võta üks nendest 8 mikrist. Vaata, kas midagi töötab. Võid öelda ka midagi?
Suurepärane. Miikal teist korda, sa olid esimeses episoodis, said ka väga palju head tagasisidet. Nüüd sa oled tagasi. Miks sa oled siin? Sa ütlesid, et peale 7 show'd, et viitsid edasi ka jääda. Ja mulle sobis, ütleme nii, et mulle sobis. Jah. Miikal Meemaa. Ja meil on täna ka teine paneelikülaline, mida ikki Puntsomaania eriepisoodis. Ning te mõtlete, kes see küll võiks olla? Ja pikalt enam mõtlema ei pea, sest see on Daniel Weinberg! Daniel Weinberg. Skandaalne mees, skandaalne mees. Vau, milline eksklusiivne paneel. Väga. Kuidas sa selle küll said, Puntso? Väga raskesti kättesaadavad artistid on täna. Eesti kõige raskemini bukitavad koomikud. Kurat, Puntso, sa oled ikka connected. Need on mu kõige kuulsamad sõbrad, mis ma teen? Teeme suure aplausi paneelile. Ja teeme aplausi inimesele, kes tunneb Eesti komöödia maailmas kõiki Eesti komöödia. Anu Saagim. Oligi kõik. Daniel on praegu isegi tuuril, kuigi kui see nüüd välja tuleb, siis on läbi tõenäoliselt. Ja välja müüdud. Ja välja müüdud. Ei saa. Aga üks küsimus, mis kõigil on täna siin ruumis. Mitu suguhaigus sul on? Sa ütlesid, et me ei räägi sellest. Mul on praegu üks suguhaigus, aga 2 tüve. See oli vastus. Ja teeme nüüd küsitluse, kas see on ikk või mitte. Tead, mis on ikki vastand? Mesi, see on nagu mesilastele. Tõsi. Mesi minu veskile. Ei, naised armastavad HPV-d. Ma ei tea, kes teid kasvatas, aga kui see inimest sai teada, et mul on HPV, siis on kuradi mesilased taru ümber nüüd. Nad tahavad seda HPV-d. Teeme aplausi, kellel on HPV! Ja. Väga hea. Esimene mikrofon lähebki siis sinna. Hei, suurepärane. Mis siin toimuma hakkab, on siis... Suguhaiguste kokku tulevik. Jah. Puntsomaania, mida ikki rahulikult võtame. Meil on teemad. Te saatsite väga palju neid osad, pean ütlema, väga paljud ChatGPT-ga kirjutatud. Ei meeldi, ma saan kohe aru, seal on see pikk kriips, lollid. Ma olen ka kasutanud, eks ole. Aga aitäh, et te proovisite sellegi poolest. Vaatame, võib-olla mõni tuli läbi. Mul tuli 47 ikki. Nii et teeme veel kord ühe aplausi kõikidele, kes saatsid päriselt. Suurepärane. No nii, nagu ikka see formaat ette näeb, me hakkame lugema. Te olete valmis? Mees hakkab ühe silmaga lugema. Saate kohe varsti, ärge tehke mulle nalja. Sant. Ja ikka tead, tuli seinast seina ja ma palusin ette kirjutada ka kõik nagu, kas sa oled naine või mees. Et me saaksime aru siis, millest jutt käib. Kas see on juba kiri või sa... see on õigus. Ja tuleb välja, et osad ei oska kirjutada. Ja need on tavaliselt mehed. Nii et esimene lugu on meil tegelikult Mina olen N. Punkt. Mina olen N. Mis see võib tähendada, Tanja? Mul see jooksis kokku. Täielik ikk, kui mees kelgib oma lõdva püksikummiga. Sa ei pea kogu aeg tegema seda tegelikult. Kutt, kellesse sügavalt armunud olin, kustutas minus igasuguse kire ja tekitas okserefleksi. Kui vabandas oma väsinud olekut sellega, et eelmisel päeval nikkusin terve öö.
olgugi, et ta oli kena ja muskli muutuste sekunditega minu ees laisaks nälkjaks, kes lihtsalt lõsutada armastab ning kukutab püksid iga suvalise naise peale, kes teda vähegi tahab. On ta siis laisk või ta nikub terve öö, ma ei saa aru. Mees on nikkumisest väsinud ja sa ütled, et ta on laisk. Mis sinu jaoks mitte laisk siis on? Tead, mis minu ikka on? Naised, kellele pole kunagi piisavalt. Terve öö nikkus. Tegi teene kellelegi. Ja nikub ilma standarditeta. Ingel. Ei oma, vaatab inimese sisse. On ju, ei ole pealiskaudne. Ludva püksikummiga mees. Kõlab nagu legend. Kõlab nagu... Ja vähemalt ta ei mängi kuradi arvuti mänge kodust, nagu kõik need teised noored. Vähemalt ta elab, raisk. Ja mulle see lits ei meeldi, mine järgmise juurde. Väga hea ja see läheb juhuslikult praegu ka meie liiderlooks, sellepärast et parim lugu täna saab nagu iga kord konversiketsid ja seekord ka kasti piss mullivett. Kassi pissi saate, te saate kassikust. Väga glamuurne üritus saate. Saate kanistri täis kassikust. Aga ühesõnaga, mul läks meelest öelda, et keegi meist peab seda järge pidama, mis kõige parem lugu on, aga kuna see on ainukene lugu praegu, siis see on kõige parem. Nii, järgmine. Vastaja N punkt jälle. Kuule, see on see sama naine, ta kirjutab... Alt kriitika. Pole ka ime, et sa vallaline oled. Kui mees kasutab loomade ja lastega rääkides tuti-pluti pudikeelt, ei ole see nunnu. No Tonju, mis sa arvad? Ma kasutan kuradi naisega suheldes pudikeelt. Oi, tulen sulle sisse praegu. Oi, ma praegu sülitasin sulle suhus ja las ma panen sinu lällu endale suhu. Panen sinu lällu suhu endale. Ja. Las ma söön sinu pissut natuke. Las ma söön natukene sinu pissut. Ühesõnaga, vastaja N jälle. Huvitav, kõik on nagu vastaja N. Kui mees, kes mind vaevu tunneb, arvab väga enesekindlalt, et teab täpselt, mida mõtlen, tunnen ja vajan ning surub oma arvamust mulle peale. Kas see mees on Aivar Riisalu või? Kus juures sulgudes on, jah? Aivar ei ole nii hull. Okei. Väga hea. Ja siit läheb esimene. Kas sa oled nõus nagu laiendama seda teemat? Okei, aga ärme mikrit anna, teeme siukse nagu incognito. Aha. Millest mõttes Aivar siis tähendab, ei ole nii hull mees? Ta ei ole selles mõttes, et ma olen temaga olnud nii relvavendluses kui ka poliitikas koos. Ja vahekorras. Ja ta ei saa teha palju asendeid. Selle jaoks ta meid liiga küll. Aga töötamise mõttes on täitsa okei. Jah, kui on vaja laule varastada, siis tema on meie mees. Ja Daniel on tagasi, ta tuli sellest pissupitist tagasi tugevalt. Osad on siuksed hästi lühikesed, meil on siin hästi lühikesed, me alustame siukeste lühikeste teravamatega. Mees, kes iga väiksema puudutuse peale oigama hakkab ja arvab, et see on seksikas. Sorry, et ma naudin. Kas ma tohin olla? See tundub mingi asi, mida Sten-Erik teeb. Sa pani mu nokku endale suhu, sorry, et ma reageerin. Seda ma vaatan kivi Terminaatori näoga sulle otsa. Jobi tuleb. No, ülihot. Jobi tuleb. Oota, aga see ongi siis nagu no-go, jah? Ja, et mees, kes on reaktiivne voodis. Balans. No see on nagu halb. Või noh, tead, kuidas Mattias tuleb või? Aga kui pikk ta on või? Kui on 2-meetrine, ta võib tulla nagu noh, nagu merisiga. Teate, kuidas Mattias tuleb?
oi, ma kardan, Kristel. Kristel, pane end valmis. Ainult mina tulen. Sorry, et ma kaaperdasin selle show. ei, see oli väga hea näide nagu. Aitäh. see oli väga hea ja jah, ühesõnaga ära oiga. Me peaksime selle eestlaste listi tegema, vaata, see tuleb väga pikk ja võib-olla me anname isegi raamatu välja nagu eestlaste ikid. Ja siis Mattias on seal kaane peal. ei, tegelikult Mattias on väga... Ta ei vaata niikuinii seda. Okei, järgmine lugu. Oli paar aastat tagasi üks töökaaslaste punt, kellega saime tihti kokku ja saime üldse suht hästi läbi. Pundis oli ka üks kutt, kes oli jätnud üldiselt vahva ja nunnu mulje. Ühel korral oli toimunud istumine, kus mind ei olnud. Ja just see sama kord olevat see kutt enda tiba meelemürkidest ebakainesse olekusse joonud ja vanni sittunud. Ja see on ka ikka. Tänapäeval iga asi on nüüd ikka. Aga Maiduk on muidu tuuril jälle. Kui keidab pileteid, siis kuskilt leiab. Siis probleem, kui püksi situd, siis kui vanni. Jaa. Aga äkki ta ei sittunud vanni, äkki ta oli duši all, tuli sita häda, sittus pihku ja viskas vanni selle. Oh my god, kas te pissi duši all kampaaniast ei kuulnud või? Kuradi, ma olen järgmine tase situ vanni. Hoiame vett kokku. Jah, number 2, kui oled paks. Väga hea. Rohkem selle pundiga suhelnud pole. Never pole rohkem disgusted olnud ja sulgudes igaks juhuks loo kirjutas naine. No, aga teda ennast ei olnud isegi seal. Ta olevat kuulnud, jah. Plus kas ta alguses öelnud, et need on töökaaslased või kas ma ise kuulsin seda lihtsalt enda peas või? Ei, täpselt nii oligi, jah. Et rohkem nende töökaaslastega pole suhtlenud. Tuli töölt ära. Ja miks Kätlin töölt ära läks? Ta kuulis, mis meil üks päev kuradi Timo juures juhtus ja ta oli nagu see, et ma ei saa LHV-s töötada. Ma lähen kõnekeskusse lihtsalt, fuck it. Ma tahan kullakange, mitte päris kange käidelda. Okei. Rohkem selle pundiga suhelnud pole. No siis ei ole, never pole rohkem disgusted ka olnud. Ei, ma ei tea, jah, enam ei tohi sittuda ka siis. Kõik kaugud kinni. Mis me sellest võtame? Kas me hääletame, kas see on seni kõige suurem ikk? Kõik tegi ikk. Jah, selles mõttes, kuidas me seda lugu valime, nagu, kas see on nagu kõige rõvedam või kõige halvem ikk? Ma arvan, et see on nagu selline üldine demokraatlik otsus, et kui kõik inimesed, kes arvavad, et see on ikk, ütlevad üheaegselt ikk. Nagu külaturu peal. Aga ma ei tea, vaatame, mis meis emotsiooni tekitab, lähme edasi. Olin ühe tüdrukuga esimesel Tinderi date'il. Olime tunnikese istunud ja rääkinud, tundus, et jutt klapib ja inimene täitsa vahva. Siis tõusis ta püsti, keeras end kõrvale laua juurde, kus istus ta 4 sõbrannat ja küsis kõva häälega. Noh, kuidas tundub? Neiud vaatasid minu poole, uurisid, kas teen neile ka kokteile välja. Date lõppes umbes 15 minuti pärast, kui tõusin püsti ja läksin ära. Sulgudes võttis nii kaua aega, et aru saada, mis üldse juhtunud oli. Maksin enda ja date'i joogi eest ja tulin tulema. Rohkem me ei kohtunud. Võt see algatas diskussiooni veel siin. Et siis selle, ma eeldan, M. Kas saatja oli M? Siin ei ole kirjas, nagu mehed ei saanud aru sellest. Et tema ikk on see, et kui ta kutsub kellegi kohtingule ja kõrval lauas on tema 4 sõbrannat, nagu mingi veider kolleegium. Ja undercover politseipatrull selja taga. Back up. Tugisüsteem. Kas te olete käinud kunagi niimoodi date'il, keegi teist? No, et naised peavad nagu kirjutama 4 sõbrannale, et kui ma enne kella 10 ei vasta, siis
eelda hullemat. Kutsu politsei, siin on fotode ei, vaata sellest ma saan aru, et te panete selle locationi sisse, eks ole, kõik need asjad, väga oluline. elu sees ei pane. See oli see sama naine, kes Aivar Riisaluga relvavendlust tegi. Aivar ei ole nii hull, vaata. Ta ei jaksa kaua järgi joosta. Elu sees ei pane sisse. Sinine vilkur, sinine ei, meie referentsid so hot right now. Hottest thing. Ei, väga hea. Kuule, ma ei tea, meil siin midagi on. Nüüd järgmine hästi pikk lugu. Kas me oleme selleks valmis? Väga hea, veits energiat, ma proovin ennast tuua siia. Ma ei tea, kes selle kirjutas, aga nüüd ma juba tean, see oli N23. Mu üheks ikiks on Pick Me Boyd. Ehk I'm not like other man. Okei, hakkame siin, see on väga hea, keeleinspektsioon on majas. Pick Me Boyd, ehk siis vali mind poisid, kes on nagu... Jüri Ratas või? Ma ei ole nagu teised poliitikud. Ja täpselt, ja ma ei ole nagu teised mehed tüübid. Tutvusin ühe 26-aastase härraga ööklubis, kellele ma omistaks Pick Me Boy Final Boss staatuse. Ehk siis vali mind finaalne ülemus, lõpuülemus staatus, ehk siis keegi, kes oli väga hea selles. Ta ajas pikalt juttu sellest, kui tore mees ta on, lootusetu romantik, kodusistuja, väga hästi mõistab naisi ja nii edasi. Härra uhkeldas, et isegi milfid, keda ta baarides kohanud on, ütlevad, et ta ongi väga hea mees. Aga vot ongi probleem, et naistega ei tule tal miski pärast välja, sest nad kasutavad vaest härrat ainult seksi jaoks. Ja ta ei saa aru, miks. Vaatamata sellele, et tema vingumine oli päris pathetic. Hale. See keelekasutus on hale. Ei, väga aitäh, kirjutasid. Jagasin temaga oma kontakti ja isegi läksin ülejärgmisel päeval kohtingule. Järgmine ikka ootas mind juba hommikul, kui ta pani pärast igat sõnumit ja nüüd on see ... smile. See on ka ikk nüüd või? Sa tahtsid koolon D öelda või? Okei, ma olin minu paha, ma mõtlesin .D nagu, et see on mingi uus smile või midagi. Sorry, koolon. Pani iga sõnumi tagant. Koolon, small on. Tavalise emoji asemel ja avaldas soovi mind välja viia, et näidata, et mitte kõik mehed ei ole halvad, vaid häid on küll. Ehk tema ise. Spoiler! Mis spoiler eesti keeles on? Mis on mingi... Eidame see tuuletakisti või... Ta näitas mulle ainult põhjust, miks ma eelistaksin lesbi olla. Selgus, et ta tahtis mind välja viia õue ja pärast enda juurde kutsuda. Kui ma vihjasin, et ma ei kavatse hilissügisel miinuskraadidega õues juttu ajada, tatti neelates ega muidugi ka külla minna. Ehk mus härra ära, et me ei kohtu üldse. Lõpuks tegi ta siiski efforti ja plaanis teidi. Ta isegi pakkus mulle järele tulla, aga rõhutas, et tal ei ole BMW-d. Sest ta olevat kuulnud, et on tüdrukuid, kes vaatavad aknast välja ja kui kutil pole BMW-d, siis nad lihtsalt jäävadki koju. Vaene härra oli nii närvis, et peitis oma auto kuskile teise maja juurde, et ma teda kindlasti aknast ei näeks. Jõu, mul polegi autot. No. Kas see auto oli Ford Focus, millal oli kangem kraam kleeps peal? Seda küll see tüüp. Kangema kraami kleepsuga. Sinu tütrega. Aga auto oli nii sitane ja mudane, et ma ei oleks tema... et ma ei oleks tema kamuflaaž autot nägu nii märganud. Järgmine ikk, ta oli üsna lohakas tüüp. Järsku nägin, et ta oli T-särgil suur plekk, kas kuivanud tatt või kartulipüree. Kes teab?
kogu menüü on särgi peal. ja siis läks asi veel paremaks. härra noogutas ja ma nägin tema vallatud triipu, mis sebis mind skinny jeansidest. Mis see lause tähendab? Maandumisrada või? härra, kuidas see noogutamisega? Ei, oota, siin kõlas härra koogutas, vabandust. Okei. Vaata, Pultsol sinu kuradi veerimine on üks suur. Mul on üks silm. Sul on üks töö, tule. Noogutamine ja koogutamine muudab kõike. Kusjuures ma ei tea, mis koogutamine ka tähendab, kui aus olla. No see on, tead küll. Igastahes härra koogutas ja ma nägin tema vallatud triipu, mis sebis mind skinny jeansidest. Naljakas oli see, et mõni hetk varem oli ta vingunud, kuidas paljud tüübid kannavad laiu teksaseid. Tüüp vihkab Sammi lihtsalt. Kuidas see ole? See võib-olla olengi mina. Aga tema muidugi ei ole nagu teised mehed. Vähemalt teistel kuttidel ei kuku karvane perse skinny jeansidest välja, härra. Oot, nüüd oli perse hoopis. Ma arvasin ka, et see oli see litsiriba, mis on nagu ees, aga nüüd on karvane perse. Vaatame. Aga see ei ole isegi riba, see on full mets lihtsalt. Pärast umbes 20-minutilist nerdi juttu, kus mulle seletati mingid fantasy süžeed, oli vibe lõplikult tapetud. Palusin end koju viia ja ta vihjas taas, et kui ma oleksin huvitatud suhtlemise jätkamisest, võiksime tema juurde minna. Ei tea, millist jätkamist härra lootis, kui ta isegi ei vaevunud hambaid pesema. Siin on mingi 7 ikki või. Lõpuks umbes 5 minutit pärast seda, kui olin koju jõudnud, küsis härra mu käest, kui meeldiv või ebameeldiv ta oli. Küsis härra mu käest, kui meeldiv või ebameeldiv ta oli. Vastasin viisakalt, et me ei klappinud, aga ta on meeldiv noormees ning soovisin talle edu. Tema aga vingus jälle, et nii juhtub iga kord ja et ta on liiga unlucky, et leida päris matchi. Kustutasin dialoogi ära. Asi on selles, et härra kasutas ilusaid sõnu ja andis mulle mõista, et ta tahab muljet avaldada. Tegelikkuses oli ta aga nagu every other man, kes ei viitsi mitte ainult teiti korralikult planeerida, vaid isegi puhtaid riideid selga panna. Vaata, tead. Vaata, mulle siin on väga paljudes lugudes käinud selline veider termin nagu lohakas mees. Kui sa ütled lohakas mees, see kõlab veits nagu lohakas LHV müügimees. Oi, ei, ta on nii lohakas müügimees, kõigile müüb pensionifondi maha. Oi, tal ikka pole, noh, saad aru, et kuradi, mina kuulen alati, et kuidas sa kõiki veensid enda kuradi vallatud triipu. Vaat, kohe tuleb naljakas koht. Ei no mina ei saanud ka sellest loost midagi aru, nii et selles mõttes... Kõlab nagu lihtsalt anna võimalus mehele. Mina ei näinud ühtegi punast lippu. Võib-olla tõesti maneme liiga vara alla. Jah. Miks ma punane lipp? Mida? Ma lubasin, et ma ei löö täna litsi, aga oi. Okei. Ma lubasin, et ma ei löö täna õhtu daami. Ma lubasin, et ma ei löö täna kortesaani. Jah. Oota, ütles mulle, ma olen kuradi nõukogude lipp. No. Ma olen näinud neid Ameerika telesaateid, vaata. Jerry Springer. Tema on isa või? See faas, kus te kaklete korraks ja siis me oleme reklaamipausilt tagasi, teeme ühe suure aplausi. Meil on sitaks ikke veel minna ja ma lugesin kõige pikema loo ära ja ma olen väsinud. Õnneks järgmised neist. Ja mul on üks silm. Kui mehel pole lube ja ta ütleb, et ta ei näe pointi neid teha ka. Ise on 30-aastane. Okei, ja lihtsalt lähme kliima soojenemisele vastu.
ja kõik oma autoga. Jah, veetase tõuseb, kuradi, joogivett pole varsti. Kas sul load on või? Naised ei mõtle ökoloogiliselt. Kusjuures mul on ka siuke võimalus siin, et inimesed panevad... No teeb siis, vali paremat poliitikut. Neiu, palun olge vait. Keegi pange. Ühesõnaga, mul oli siin ka selline variant, et iga kord, kui keegi paneb kirsi, siis ta saab, me saame mikrofonid alla anda, saab ise seda asja. Neiu, mis ma just ütlesin? Munn suhu, munn. Härra, palun olge vaid. Härra paneelis mikrofoniga. Palun olge vaid. Putso, ma olin viimati külaline 5 episoodi tagasi. See saade on pöörde võtnud. Kuhu see formaat vahepeal läinud on? Ma ütlen, kui ma esimeses osas käisin, see oli teine saade Putsos. Ma ütlen, nii paneel kui publik on muutunud, ma pean ütlema. Ja tuba on väiksemaks. Jaa. Suurepärane, aga lähme järgmise juurde. Nii, olen M ja siin on lihtsalt kirjas pepperonid sulgudes nibud. Vaat see on juba maitse küsimus. See on osa... See ei ole televiisor. Need on päri Hendrik Puntso. See ei ole televiisor. Vabandust. Sa oled... Ja aga... Aga me ei tea veel, mis hea on. Me ei tea, mis hea on. See ongi teie naiste probleem, ta ei anna lugudele isegi võimalust. Te olete, järgmine. Oi, miks mul 40 kassi on ja ma olen 60 aasta. Ma mõtlesin. Sest et sa fucking... Ei sobi. Lube pole. Ma mõtlesin, et mul ei ole ikka. Aga nüüd ma hakkan aru saama, et mul nagu veits on ikka. Jah. Naine, kes nagu segab vahele. This just keeps yapping. Lihtsalt ei anna alla. Jaa, sa aitad nii palju meid praegu. Pole, viska talle Teri tegevustundideks. Ma arvan, et me peame vahetama käiku. Hakkab lugema Daniel. No näed, lõpuks kuradi ülikooli lõpetanud inimene saab lugeda teksti. See. Jah. Ülesse liigume. See või? Okei. Jälle M, kõik on N-id ja M-id. Ma arvasin, et see on nimi. Ma arvasin, et kõik on mingid Mariad ja Nandod. Okei. Ikk on see, kui see on mees, õigus. Ikk on see, kui naine käib liiga toorelt peale, et ta soovib saada lilli. Väike vihje siin-seal on okei, aga kui igast lillekimbust läheb jälle nädalane taimer käima. Mille järel algab filigraanne survestamine, siis see on juba tohutult tüütu. Minu ajus läheb iga palumise peale samuti taimer nulli, sest kui ma nüüd käsu peale toon, siis see ei ole enam üllatus. Ja vaata, mehed, naised tunnevad sama seksi osas. Lihtsalt, et teate, mida rohkem te küsite, seda rohkem taimer nulli läheb. Lisaks, ei tulnud ainult naerma, vaid ka tõde kuulma. Lisaks, milleks üldse lõikelilled? See on ülimalt ebapraktiline. Toataimed on kordades etemad ja jäävad tõenäoliselt kauemaks püsima. See on mingi venelase kirjutatud. Viige kalmistule plastiklilli, neid ei pea vahetama. Ja, kui Aljoša juurde ainult plastiknelgid. Kirjutas üks praktiline mees. Nii, see lugu on tehtud. Kui Tinderis skoorid, siin ei ole sugu mainitud. Kas meile meeldis see lugu, kas see läheb liidriks juhuslikult? Õissa. Ei. Mis võiks meie liider olla siis praegu? Miikal, sina oled meie paneeli tegelikult mõistlik meema. Siiski tussisööja.
oot, mille järgi me võtame üldse, et kas mis on kõige paremini kirjutatud või mis kõige universaalsem ikk on? Mis su reeglid on, Hendrik? Kõige parem lugu. Mis on kõige rohkem Kõige parem lugu ja selles suhtes su sisend oli saatke ikka selles suhtes, nii et keegi, kes loo saatis, juba ei saanud aru. Seal oli kirjas ka, sul on suurem võimalus võita, kui sa kirjutad juurde loo. No selles suhtes üks naisterahvas kirjutas hästi kurva loo sellest, kuidas ta mingi kodutuga teidil käis. Mis tegelikult tundub veits tema enda pass ka, nagu statistiline võimalus, et sa saad kellegi, kellel on perse väljas, kartulipudel särgi peal. Nii palju, kui mina igapäevaselt ringi käin, ei ole keskmine inimene. Seda küll, ja ta tegi mingi 8 deitiga selle härraga. Et võib-olla et kui sa ise nagu sealt Taavi Libe saatest valid nagu kellega minna. Otsid selle Markus Olen ülesse sealt Facebookist. Ja, lähme edasi. Me ei saanud teada, aga. Kui Tinderis skoorid ja reaalsuses on tal teekond lõuast Londini üle suurema mäe kui tavaliselt. Ta mõtleb siis Punu. Fine, suvane, et 20 lisakilo, kui muumid on orus, portree, kas mingit Doris Kareva kirjutas? See on üks Ilmar Trulli saadetud lugu. Hästi palju kujundeid. Suvane 20 lisakilo, kui muumid on orus, portree on talutav ja kurk on kasumi aja luunjast. Suur munn siis. Eks küsime, aga ta ei pese käsi. Kohtingu jooksul kordagi ei pese ja me mõlemad tulime trammiga Kopli siis. Peale seda haarasime turult Moosi ponšikud, ta käis vetsus ja siis tegi seda Hollywoodi imalust, et lükkab oma Moosise näpuga sul kulmu pealt kihara ära. Nagu seda. Lihtsalt, kus sul tekib rasta pats laivis. Reaalselt ma nägin seda kirsi džemmi tema küüne all. Ma ei soovi, et mu mokad oleks magusad. Kalev, ei, vähemalt mitte nii. Svaipisin ta laivis viisakult vasakule. Ma ei teadnud, et laivis saab svaipida. Kuule, sina paks, mine see ongi, kuhu on minemas asjad. Ja lihtsalt, kuule, ei, fucking kuradi. Not my jam. Samas see tüüp natuke võitis ikkagi. Selles suhtes, et noh, kui sa oled nagu paks tüüp, vähemalt see ikka moosipirukat nagu. Jah. Ta jäi ise endaks. Päev ei olnud täielik kaotus. Aga vaata, kreemikooki ei saanud. Jah, sigadele pärleid, nii. Aga kas see lugu läks juhtima juhuslikult? Jaa. Kas meil on esimest korda konsensus? Palun plaksuta, kui sa arvad, et see lugu läks juhtima. Jah, nice. Teie arvate mitte? Ahah, aitäh. Ma näen teid kõiki, mul on üks silm, tegelikult ma näen, ma lihtsalt ei oska lugeda. Lõpuks ometi meil on konsent. Moosivaras. Jätame meelde. Daniel, kas tuleb järgmine lugu, jaksad? Ja järgmine lugu tuleb. Mina jaksan, sest ma ei ole düslektik ja ma näen mõlemast silmast. N. Ker. Nii, kui kui mees ütleb peole, et lähme ostame sulle šoti ja ta mõtleb selle all mitte seda, et ta teeb sulle välja, vaid et sa üksi võtad. ja ise maksad ka veel peale kauba, sulgudes happened twice. Nagu nad ütlevad, et see, et kui sa kohtad ühte persevesti, võib-olla sa kohtasid ühte persevesti. Või sa kohtasid sama persevesti 2 korda. Aga kui korduvalt sinuga seda juhtub, siis võib-olla sinu olekus on midagi, mis väga viitab see, et kuule, sa pead vist üksinda edasi jooma minema. Sulgudes, üks kord mul oli jama pangakaardiga ja makse ei läinud läbi. Mees ikka polnud nõus maksma ja jooki ei ostmata. LOL. Ei no kuradi kriisiaeg on riisiaeg, noh. Ma kogun korteri jaoks. Ma ei tea, ühesõnaga kummagil ei olnud raha nagu. Jah, me mingi rottide lugusid ei loe. Väga hea, et te siia jätsite. Teeme nii, et saatke siis, kui teil on alates 5-kohalisest konto. Nii, N. Kui mees, see on siis, N räägib siis, on ju.
et kui mees ei luba naisel mingeid asju teha, mis on mehelikumad, a la IKEA mööblit kokku panna. No, okay, see ei ole kuradi Papa Carlo oma fucking peitliga, vaata. IKEA mööbel, see on sisuliselt legod. Nii, ei luba mööblit kokku panna või haamrit käes hoida. Bro, ise oled weak mees. Mis mees? Weak mees. Või siis weekend. Hotel. Okei, see ei ole weekend, see on see Pitbull või? Jah. Ma ei tea, ma ei käi enam pisud. Nii. Davai. Lähme edasi. N. Liiga klingi mees. Teeme kõik, kes arvad, et see liik teeme. Kõik, kes on mustanahalised naised, teeme. Oh hell no. Ehk siis liiga külge klammerduv mees, jah? Jaa, liiga palju tähelepanu annab. Sa tahadki sellist meest, kes paneb nagu, annab see ohutunnet, vaata, et kus ta nüüd on. Jaa, nagu kass. Kass, jah. Vaat selline, et tuleb siis, kui tema tahab. Jah. Sa ei taha, naine ei taha endale koerat, ta tahab endale kassi. Kes nagu see on fair point tegelikult. Jah, kes ei taha olla temaga. Jah. Aga vaat see ongi. Ja ta on tagasi. Ta ei olnud kunagi läinud. Teeme aplausid, oli 7 minutit vait. Aitäh sulle. Okei, mis vanusest on okei siis klingi olla? 35 pluss ja siis võiks olla. Okei. 40. Okei. Siis kui on raha ühesõnaga. Siis on väga palju tikid saavad maha rullitud. Nii kaua, kui teda on 10 aastaks veel. Jah, ma tahan sind võimalikult palju. Siis kui lõpp on nähtav. Jah, okei. Daamid ja härrad, meil on publikus must lesk. Nii. Ilma küsimata saadetud dickpikid. Nii mulle kui mu kaksikõele. See on aus viga ju. Klassiõde, ei no grupi chat. Sa ei taha ühte ilma jätta. Klassiõdedele ja sõbrannadele ja tuttavatele. Umbes 15 inimest. Kas keegi on kunagi... Mult on ühe korra nagu anutud munnipilti. Ja, mu suguhaiguste arst ei tegelikult. Sa pead saatma selle, Daniel. Ja aga mis see tüüp tegi 15, kas ta panigi reaalselt meili? Jah. Ei tea, ma proovisin enda munni pildistada, kuradi 15 nurga alt, no kunagi ei olnud rahul, vaat. Nüüd ma tean, kuidas naised tunnevad enne välja minemist, vaat. Igat moodi proovima, no. Ma suhtun oma munni nagu naine suhtub oma näkku. Nii. Nagu, et kunagi ei lähe ilusaks. Nii, N. Nii. N. Kui mees kuseb õues linnas. Ükskord jalutasime peale pidu koju, tüüp kusi suvalises pargis ja kui tuli tagasi, palus, et ta saaks mu käest kinni hoida kõndimise ajal. Sa paneb munni suhu, miks sa ei või munnist kätt hoida, nagu what the fuck. Nüüd sa hakkad siin... Ma ei tea, no kuradi vanalinnas on ju see, enne Baltat on see pronkshirv, kuhu peale peab kusema. On ju, te olete kes on pronkshirve peale kusnud? Ei ole, no okei, sina ma usun, jah, sa pead... Kes on pronkshirve kohal kükitanud? Kes on istunud pronkshirve peale ja lihtsalt lasknud minna? Seal on, no... Ja Põõsad, Aivar Riisalu, kõik on seal. Nii. Okei, mu järgmine mulle meeldib. Mees ei oska lauamängudes kaotada. See näitab suht palju tegelikult. Türa see on monopol, vaata. Türa see on minu hotell. Sa tulid minu kinnisvarale. Need tüübid, kes päriselt kettasse lähevad, on mu lemmik. Või ta mingi ümbermaailma reis, mis on completely luck-based, vaata. Türa lits, sa veeretasid 6.
samuti lastega mängides ei suuda kaotada. Nojah, aga vaat, kuidas sa saad Enefiti juhatuse liikmeks, sa peadki olema ruthless. Nii, enne tema mees teeb endale igal hommikul fööniga soengut. Okei. Kelle mees? Tema mees? Ei, tema ehk Malluka. Nii. Kelmi süda. Nii. Ja kelmi türa. Nii, Enn. Kui mees tantsib klubis nagu bot. Kui mees tantsib klubis nagu bot. Aga me teame, kõigil on see sama muu. See nagu... No me ei tunne ennast vabalt, vaata. No, nagu me näeme, naised on väga kriitilised. Ma jään sita häda kinni. Enn, olime koos Krossi poes ja kassade kõrval olid lillekimbud. Kutt küsib, mis lilled sulle meeldivad ja kas tahaksid lilli? Ma vastan, ükskõik, mulle meeldivad kõik lilled. Ta oli nagu saik ja ei toonud kunagi meie timmimisperioodi vältel ühtegi lille mulle. I respect that. Hei, ma ühe korra ootasin ühte Biffi Viru väravate vahel, roos käes, 2 tundi, nagu mingi pederast. Ja lõpuks jõudiski kohe, nägi mind seal seismas. Nagu, ja tead, mis tema mõte oli? Pederast. Ta vaatabki. Naised tahavad seda ohtu, oh my god, kas ta pesi ees alt või mitte. Noh, et see ongi nagu kuradi loterii. Oh my god, kui hot andis gonorea mulle. Ta vist meeldib naistele. Nii. Käisin ühe härraga esimesel kohtingul jalutamas. Väga meeldiv noormees oli, lõhnas hästi, välimus kena ja jutt ka asjalik. Nägin tema täitsa suurt potentsiaali. Potentsiaal õigesti kirjutatud, väga tubli. Kuniks ta lasi mu käest lahti ja ütles, kõnni edasi, ma pean peeretama. Täiesti jahmunud jalutasin edasi, kuniks tema end valjuhäälselt kergendas. Iseenesest ju normaalne tegevus, aga no kas peab siis kohe esimesel korral? Ja üks mõistlik vanasõna ka selle kohta, parem häbi õhus kui valu kõhus. Aga teate, mis on veel üks vanasõna? Sandril kuulsin seda. Ta on üks peerumees. Ütles, et valipeer on pererahva rõõmuks. Salasid toob sekeldusi. Ja. Teeme aplausi Danielile. Ma proovin ka nüüd lugeda. Kas meil tuli uus liider ka või jätame selle Moosi tüübi? Moosi tüüp, väga hea. Järgmised paar tükki on kiired jälle. Oleme valmis. Naine on kirjutanud, et lihtsalt alla 30-aastased. Rõve, ole kohe 30, kui sa välja tuled. Pinguta. Järgmine. Kitsad valged rebitud teksapüksid. Kas see aplaus on see, et see Nick ikka on ju? Sorry, et ma My Chemical Romance'i bändi liiga. Sorry, et meil Shannoniga just lõppes Veenuses kontsert. Sorry, et ma olen aus tööinimene. Mees ei või Taavi Imatoga tänapäeval olla või? Kurat! Miks ma ei tohi olla Linnar Priimägi? Miks? Kurat küll. See läheb paremaks. Järgmine. Helli Hanseni jope. Jaa, fuck Nublu, no. Vaat see oli selline 50-50. Tuba läks pooleks. Osad tahavad ikkagi saada Skandinaaviasse. Osad tahavad seda Turgu kandis maja. Järgmine lugu on selline, mille on kirjutanud naine. Ja ikk on ninakollide söömine. Tere, see on proteiin. Okei, see sai õhtu kõige nagu emotsionaalsema reaktsiooni. Inimestel tulid traumad meelde praegu. Nüüd aitab. Oho, meil on esimene Valkaut Puntsomania, siis teeme sellele ka aplausi palun. Aitäh teile.
et te tulite. Nad läksid valele poole, välisuks on seal pool, miks nad... Läksid WC-sse vist. Siis kui ta ei leia välisust üles. Kuule, ma just teen oma misoküünse EKRE, kui on lits näitus. Sorry, ma tegelikult ei ole vitt. Ma armastan naisi. Ja oleme reklaamipausilt tagasi. Olime ühe mehega teidil, Essa-teit, kõik tundus esialgu väga timm. Õhtu arenes õiges suunas ja jõudis kätte hetk, mil otsustasime, et lähme siis tema juurde. Ta tellis takso, istusime autosse ja siis see juhtus. Sõrm ninna, kiire pilk kaevatud varandusele ja juba oli sõrm suus. Milline tehnika? Fuck see mees on harjutanud. Ja maiuspala all on neelad. Mõtlesin, et ropsin taksosse seal samas. Tahtsin kiiresti naaksu tõmmata, et ta jumala ees selle keele ja suuga minu lähedusse ei saadus. Kirjutasin sõbrannale, et ta teeks mulle kõne, kus on paanikas ja vajab kohe mu abi. Classic. Sõbranna reageeris kiiresti ja kui ta takso oli kuti maja juurde jõudnud, siis tellisin endale takso ja sõitsin koju sõbrannat aitama. Kutt kirjutas paar korda veel, ma ei vastanud. Et valetamine mulle ei meeldi. No vaata, ise tead, millest ilma jäid. Ma ütlen, see tüüp sööb perset. See tüüp sööb perset. See on nagu trühvlipõrsas. Ja ta sööb kõike. Ta sööb kõike, mida sa tahad, et ta sööks. Ik. Anna armastusele võimalus. Oota, aga mulle meeldis see, et... Käisidki lihtsalt pissi. Ja nad on tagasi. Holy shit, nad on tagasi. Tere tulemast. Jaa, kes veel tahab minna, vets on nüüd diskast. Mõlemad WC-d on. Out of order. Kas keegi saaks minna kohalikest töötajatest pumbaga? Kas keegi saaks suure võrguga minna kange püüdma? Keegi viis pruunid lapsed ujuma. Keegi viis neegrid basseini. Okei. Tee see lugu, Sten, ja anname Sten, mul oleks meelest ära, et Sten on siin. Ja oskab ka lugeda 4. klassi tasemel. Jaa. Ma ei teadnudki, et Paides on ka ülikool, see on nagu väga hea, et sa... Dan ja Sten on nagu reisile sinuga saates praegu. See keegi hot seal. Minule meeldib jalutada. Ja mulle ei meeldi käsi pesta. Tütarlaps teisel pool posti. Miks teil nii tume hääl on? Tee natuke posti tantsu. Nii. Ära valeta. No need on väga lollid. Sa oled õpetaja. Ei, see on loogiline. Nüüd ma saan aru. No jah. Me vaatame, kuni sa vait jääd. Muinsu. Oh shit. Sten, hakka lugema lihtsalt. Palun! Kas ma teen sellest laulu sellest asjast? Kõike muud peale laulust. Ma tahan koju. Sten, alusta! Sellest tuleb üks pikk lugu. Pange ennast valmis. Sten laulab. Käisin kunagi Tinderi teidil Ameerika tüübiga. Kokku saades sain aru, et tüüp on liigselt mõju all. Ja pikka vestlus sealt minu poolt kahjuks ei tulnudki. Jutustasin kohvikus endast minimaalselt ja käisin ülikoolis. Ja mul on endast vanem õde. Mida vittu siin toimub? Nad on mõlemad vist putsis. Tüüp sai ise vaevu lauseid suust välja. Ikk oli selleks hetkeks tema oleku ja jutu peale tugev. Tee back'i mulle, Dan.
ma ei tea, mis on back. see on ainukene teid, kus olen näidanud, kui keegi helistas ja pean ootamatult lahkuma. mis on türa see sama lugu? ootamatult lahkuma. väga head on. õues oli 3 korda seda momenti, et kuhu suunas keegi läheb ja juhuslikult läks ta samas suunas. ta läks samas suunas. Samas suunas, samas suunas. ta läks samas suunas. ja viimasel korral, kui suund oli õnneks muutus. suund muutus. erinevaks. ta vägistas mind. kallistasime kiirelt ning tüüp ütles, et maybe I can date your sister. And I can take your semen. see lugu lõppes niimoodi, et tüüp ei saanudki keppi. Banana. Poupi, poup, 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 poup. meil on täna väike blues. okei, see oli kogu lugu. suurepärane, aitäh Sten. aitäh, Sten. midagi oli siin ka. ühesõnaga naine käis Ameerika tüübiga teidil ja. mis on juba muljetavaldav. äge, Ameerikast. NATO. Wow. liitlassuhteid tuleb hoida. mis mõju all ta oli? seal alguses oli see, et ta oli mõju all, kas nagu ainete või Donald Trumpi valitsuse? triibud ja tähed. tead, ei saagi aru siin täpselt, mis siin oli. Red, white and blue. keegi ei tea. Lauldes on üliraske aru saada, kus ikka oli. jaa. kõlas nagu armastuse lugu. ma ei tea, aga tundub, et see liidriks ei lähe, nii et liigume edasi, meil on veel mitu ikki minna. liidriks ei lähe. ainult NATO liidriks. liidriks ei lähe. võitjale kastkust. olen naine ja minu suurim ikk oli see, kui noormehe Youtube'i otsingu ajalugu oli Andrew Tate. kui see liiga hull ei tundu, siis sellest järgmine oli Andrew Tate get women's respect. vaata, ma lihtsalt mul on Andrew Tate'iga see, et ma arvan, et ta on täiesti tülgastav inimene. ma arvan, et ta on jube eeskuju noortele meestele ja ma nõustun kõigega, mida ta ütleb. aga kõik ei tohi sellised olla lihtsalt. mulle meeldib, kui mälus on need inimesed, kes plaksutasid selle. ja Hitler tuli võimule nii ja tema 3. otsing oli päikesejänku. ikk. Alex Jones, Joe Rogan, päikesejänkud. aga siin on üks lause veel ja sellest järgmine sleep meditation anxiety release. homo. sul on peale Andrew Tate'i vaja seda? korraks natuke nagu rahulikumaks tõmmata. nüüd ei tohi nagu sen ka olla. Sorry, kui keegi jõuab Andrew Tate'i abil Nirvanasse. Sorry, et see aitab magada mul. Sorry, et tema karjumine aitab mul rahulik olla. ta on mu närvisüsteemile hea. siis ma kardan ilutulestikku vähem. ma olen koer. Plot twist, ma olen koer, auh. K5. okei, kuule, järgmine on päris hea tegelikult nüüd ilma naljata. N. Pigestik, kui mees käitub kondoomi nähes nagu väike jõmpsikas ja hakkab jonnima. Grow the fuck up. ja hakka vaata. ei, tere, sina grow up, pane spiraal. alati on 2 osapoolt, Puntso, alati seal ruumis teine inimene saadab sulle sõnumi pigestik, kui naine võtab kondoomi välja. ja kusjuures järgmine. tere, lateksi allergia on päris asi, guugeldage. see mõjutab 10 meist. jaa. kui mu munn puutub. see on võrdlemisi mitte ülivähe. see on sandistav. see on sandistav. nii, järgmine lugu. kui mees, kes varasemalt kõvatab, kui hea töökoht ja kui head raha teenib, aga kui kokku saate, siis küsib, kas saad 50 laenata. vaata, kes sent ei loe, see eurot ei näe. ja siis läheb, ostab tanklast väikse kombutša selle. see oli Roger või? Roger on meile kõigile teinud seda.
jah, Roger on ikka või? Tegelikult sellega nõus. Ma ei taha seda kuradi võluri abilist nikkuda. Okei, Röstile ei tee. Testpublik. See läks liiga sügavale, see oli liiga tiip. liiga metas. Järgmine. Kui mehel pole juhi lube ja tahate koos kuskile sõita, siis võtate peale nagu oma väike venna peale koolipäeva. Päris hea. Päris hea. Kuidas? Ma ei saa aru. Võtab peale nagu väike venna pärast koolipäeva. Et nagu tõstab ta autosse või? Turvatooli, ma ei tea. No jaa, aga ära käi siis põhikoolis. Teidi natuke vanematega. Jaa. Nüüd on mees kirjutanud. Lõpuks. Viimane, mis aju valutama pani. 3. küsimärk. Kohting neiuga küllaltki viisakas söögikohas, mil tellitud toit lauale saabus, hakkas ta mingit TikToki tähistamist tantsu meenutavaid liigutusi tegema. Tegemist oli napilt 30-aastase naisega. Südames noor. See, okei, nüüd ei või švarma kebabi ees nagu õnneliku švarma tantsu teha. Mu fucking švarma sai valmis. Kas ma ei tohi TikToki tantsu teha? Kas ma ei tohi Fortnite'i tantsu teha? Kas naised ei tohi ka olla quirky ja fun? Jaa. Aga kas te mäletate kunagi, kui oli siuke podcast nagu Tussisööjad? Kes see ikka mäletab? Isiklikult mitte. Värskenda mu mälu, hästi noor palju mees. kuulajakirju ja seal oli see üks nendest 2, kellel oli hästi siuke mahe hääl. Me tahaksime, et temal oleks ette järgmise pikema kirja. Daniel Weinberg. ja see on Daniel Weinberg. See on Daniel Weinberg. Ja okei. Kirja pealkiri on Baby Talker ehk siis beebirääkija. Osad ütleks isegi imikulausuja. Tutvusin ühe kutiga läbi oma sõbranna. Juba ikka. Pealtnäha tundus unistuste tüüp, pikk, hoolitsetud, heal järjel, viisakas, täiskasvanuliku kõnepruugiga, gentleman ja nii edasi. Mina olin äkki 22 ja tema 24 kuni 25. Kokkuvõttes Dream Man, eesti keeles siis unistuste mees. Olime käinud korduvalt väljas date'idel, eesti keeles kohtingutel siis. Ning lõpuks jõudsime ka selle seksivärgini. Sten, mängi midagi seksikat. Ma ütlesin seksikat, Sten. Ta oskab otsida kurb. See oli kurb nikk. Ma ei taha korrata ennast, Sten, aga kas sul seksikat ka tuleb sealt posti tagant? Oota, ma teen sulle kohe siis. Ma teen beatboxi siis. Kõik oli okei, kuni härra otsustas, et peab voodis veidralt räpane olema. Daniel Weinbergsi uus tund veidralt räpane. Tema suust hakkas tulema sõnu nagu tussu, noku, nunnu, tissid. See ei ole veidralt räpane, see on see lasteaia laul, mille vastu konservatiivid pahased olid. Kus on sinu noku laulmine voodis? Ei ole räpane jutt, see on pedofiili kalduvustega lauluvalik. Ning need olid kõik kuidagi lapselikult lauseteks moodustatud, nagu 3-aastane üritaks seletada, mis kehaosi ta teab või kuidas sugu ühe käib. Väga friiki ja imelik oli. Ta polnud varem sellist külge endas näidanud, kui tundus, et ta ise väga naudib seda ja it turns him on. Nagu tõmbab käima teda siis eesti keeles. Miks me king shame'ime, ma ei saa aru. Osad inimeste fetiš on lihtsalt... Ma tahan su Hello Kitty shortside peale tulla. ja ise olla boss baby. Ma tahan tulla su sisse ja situda mähkudesse. Kas see on liiga palju küsitud. Ma arvasin, et me elame vabas ühiskonnas. Ma arvasin, et see on vabaduse väljak. Aga mõtlesin siis, et okei, võib-olla ta tahtis midagi uut proovida. See oli ikkagi meie esimene kord. Seda juhtus loomulikult veel ning härra ise ei saanud aru, et midagi oleks valesti. See oli ju meeletult seksikas. Ajapikku see baby talk hakkas ka tavaellu üle kanduma. Teeme mämm-mämm,
jalad jallud, käed kätud, lapselik solvumine, kui oma tahtmist ei saa. Anna pissut. Tahan pissu. See ei ole pissu. See on pippu. Kahjuks ei suutnud ma teda enam samamoodi vaadata ning mulle aitas. Lõpetasin selle enda meelest väga viisakalt ja tundus nagu break up by the book. Eesti keeles siis raamatu järgi lahkumine. ja piltidega raamatu järgi. ja ta kõik, ehk siis sa kirjutasid ChatGPT-sse, kuidas maha jätta. Tead, miks Lauri Pedaja nüüd värvimisraamatuid müüb? Sest kui sa vaatad lapsi värvimas, sa näed, millised neist on lohakad. Oi, see libu läks üle joone. Okei, jätka. Härra hakkas mu voodipervel nutma, kui olin öelnud, et ei soovi enam kokku saada. Pissu läheb ära. Pissu läheb ära. Me olime ainult 2 kuud suhelnud. Ma ei arvanud, et ma nii haiget tegin talle. No selles suhtes tema kui Boss Baby jaoks 2 kuud oli suurem osad elust. Kokkuvõttes tundsin, et see oli õige käik, sest ma ei suutnud lõpuks ta lähedal ka seista enam. Lihtsalt rõve oli kuidagi. Mega iki. Peale seda Baby Talkerit jooksin oma Toxic Exiga issu. Aivar Riisalu. Sinine pissu, sinine pilkur. Ei, tema ei niku vittu, ta niku. Vaat selle taga meie Iive seisabki. Baby'd ei meeldi, aga ta tahad seda Toxic Aivar Riisalu. Tahad seda Aivar Riista. Aivar Riistüra. Palju lugusid veel. See oli... Ei, see on päris hea ikk tegelikult, aga lõpuks see on lihtsalt nagu fetiši teema. Ja, aga vähemalt pesi käsi nagu tubli laps. Ja, tubli baby. Jah, aga see lugu ei lähe ju liidriks, eks ole? Kurat, ma ei tea, siin oli midagi. See on selline, et poodiumil. Okei, ma arvan, et meil on lihtsalt nostalgia selle Moosi Varga osas. Jaa. Sest kõik tahaks praegu ponšikut süüa. Ja peale seda me kõik tahaks lihtsalt kedagi, kes Moosi meile näkku paneks. Ja ei pese käsi. Põlepõletik on hot. Kuule. Nii tait. Kuule, ma leidsin ühe kirsi siit ja ma ennem ei pannud isegi tähele seda. See kirs tähendas siis seda, et ta on nõus nagu rääkima seda, sellest loost, mis ta on kirjutanud. Oh shit. Aga enne teeme 2 veel. Väikse pausi. See on cliffhanger. Kohtume järgmises episoodis. See oli Montsuania. Ei, ta kasutab hügieenilist huulepulka või hingab. Päris hea. Oot, mis asja? Või hingab? No see on lihtsalt nali. See on nagu nali. Kõik on koomikud siin täna türa. Kui tal on uneapnoe. See on Kristel Aaslaid. Kristel, ma suren ära, kui sa selle jälle meelega kinni paned öösel. Kristel, kuhu sa lähed, terve Peter? Kuule, nüüd on mu lemmik. Minu jaoks on ikk, kui mehed kannavad retuuse liibukaid, eriti sportides, näiteks jooksmas või eriti jõudne kui jõusaalis. Sorry, et ma tahan, et mul mugav oleks. Teate, mis mulle ei meeldi, kui naised käivad kuradi alukate väel jõusaalis ja mina ei tohi shortse panna. Miks? Aga nüüd. Miks sa tohid küki puuris oma vittu hööritada ja mina, mees, ei tohi oma sita triibuga shortsidega trepi peal olla. See on see päris seksism, millest Mart Helme räägib. Väga õige. Vittu hööritajad. Aga nüüd on see Kirsi lugu. Kirsi. Naine kirjutab siis. Algas nagu muinasjutt, kuni üks hetk see enam ei olnud. Hakkas dikteerima kõike. We mustn't. I tried to sue for peace twice before I invaded Warsaw. Oota,
oota, see kus see läheb, see ma pean otsast peale vastama, see ma pean ühe jutiga minema. Algas nagu muinasjutt, kuni üks hetk see enam ei olnud. Hakkas dikteerima kõike. Ei tohi sealiha süüa. Seega see oli teine aktsent, Jaa. tee seda ka. Oota, sealiha ei tohi süüa, jah? Tavai, okei. Allahu akbar. Ei tohi sealiha Täpselt, süüa. issand jumal, jah. Ja deep throat peab kestma vähemalt 1,5 tundi. Tegelikult sellega ma olen nõus. See on mõistlik kompromiss. Naised, türa, võtke ennast kokku. Oota, aga keegi on kirjutanud selle kirsi siia, aga ma ei usu, et sa täna siin oled. Sten. Ma olen siin, jah. Oota, kas ta oli nagu Casio kell, millega ta võttis aega? Tund läks, nüüd klukk, klukk, klukk. Miks kirss ära läheb? Nii, mul on paar veel, siin on see, oi praegu palju seda kirssi on. Oot, mis kirss tähendab? Sa räägid nagu koodis praegu. Annab nikku. Kirss on see, kes on siin, aga tegelikult ei ole. Jaa, ehk siis sa ei ole siin, jah? Tubli. Oled? Sa kirjutasid selle loo? Kas sa tahad kommenteerida, kui palju peaks olema siis deep throat'i pikkus? Mis on aktsepteeritav deep throat'i pikkus? Kui 1,5 tundi on ilmselgelt. Näita tänni peal meil. Jah, tule. Ja see ei loe, kui sa lähed nagu baasist maha nagu. No ta, mis asja, no kuradi, eile sündisid. Vittu. See on kuradi deep throat, mitte fucking. See on fucking Richard Nixon võeti maha võimult nii. Deep throat. Tavai, aga siis ei ole seda aktsepteeritavat pikkust, nagu ma aru saan. Jah, minu meelest. No jah. See on väärt seda deep throat'i. Jah, kui see on Aivar Riisalu, siis. See show läheb hästi täna. See läheb kindlalt YouTube'i. See, kui palju Aivar Riisalu on mainitud. YouTube'is tuleb alla vaata, need, kes on mainitud, Aivar Riisalu on esimene. Aivar Riisalu korda 18. Okei, järgmine lugu. Vaatame, teeme paar tükki veel, siis lähme laiali ära ka, ma arvan, et... Ei, munn suhu, munn suhu, munn suhu. Teeme aplausi Heldekesele, et me saame siin seda asja teha, palun. Aitäh teile. Aitäh, et te olete tulnud siia, aitäh, et te teete meiega seda. Me proovime, me testime asju. Järgmine ikk. Teitisin kompu härraga. Kõik oli suurepärane, ent ta imiteeris pidevalt Mihkel Rauda. Eriti kasutas fraasi, mis häma sa ajad. Mis häma sa ajad? Pane minu munn endale suhu. Mis häma sa ajad? See tekitas minus küsimusi ja veidi ka segadust, sest ma ei osanud sellele fraasile üldse reageerida. Juhin tähelepanu, et ta imiteeris väga ilmekalt. Aga see oli Priit Pius. Plot twist, see oligi Mihkel Raud. Nüüd oleme kuule, pane endale munn suhu. Nüüd oleme pea 2 aastat koos juba ja tihti peale muutun ise ka Mihkel Rauaks. Mis häma see oli praegu? Musta jobi näkku. Mis häma see oli? Ei, tegelikult, ma olen ka tegelikult teinud seda. Mis häma see on legendaarne. Kui ta ütleb, et ta ei jaksa enam deep throat'ida. No mis häma sa ajad? Mis häma sa ajad? Ei, kuule, jaksad küll, aja endal kurk lõdvaks. Natukene veel. Hoia silmsidet. Okay. Seega see oli lugu sellest, kuidas ikid võivad muutuda tegelikult... Stockholmi sündroomiks. Seega sa pead lihtsalt sõitma läbi sealt. Jah. Teeme veel. Ma teitisin hiljuti ühe kutiga, kes oli kõndivik. Peamiselt põhjustas mulle ikkida mansplaining. Ehk siis, kui mees seletab naisele asju. Õpetab teda. Näiteks ühel... Tutvustab maailma.
jah , avardab su silmaringi . näiteks ühel korral , kui me vaatasime telekat ja Arvo Pärt tuli ekraanile , siis ta ütles , kas tead , et see on Eesti dirigent , kes on ülemaailmselt kuulus . jah , ja kes ei olnud Epsteini saarel . samuti tal olid Peaky Blindersi , Marveli ja Avicii tätokad . väga huvitav kombinatsioon . tere , tahaks tema geene . jobi minu sisse kohe . kui ta mulle tätokaid tutvustas , siis võttis oma särgi seljast , pööras mu poole oma ilusa musklist selja , näitas suitsupääsukese peale ja ütles , see on Eesti rahvuslind . patrioot ja härrasmees . kes see haritlane on ? ta teab Arvo Pärdist kuni Aviciini . see on range . kuule , kas see mees on Jaak Aaviksoo juhuslikult ? Alar Karis võib-olla . edendab haridust . see on Alar Karis . okei , meil on vaja Miikel . tee näiteks see siit . näiteks see siit , mulle meeldib , et sa ütled näiteks ja siis ütlesid ülispetsiifiliselt , tee täpselt see . N , ma olen alati olnud body positive , see on siis HPV positiivne . see on siis ja ma olen alati olnud HPV positiivne . kehade osas positiivse väljavaatega . ma ei ole kunagi märganud , kui kellelgi on visuaalsed jutumärkides vead . aga sain aru , et mu ikk on see , kui kord nägin oma eksi , see on siis endist kaaslast , koridori lõpus seismas ning sain aru , et tüüp on built like a Neanderthal . mis on siis eestikeelselt , ta on Neandertal . mu eks on Neandertal . aga kuidas see siis välja näeb , sa oledki nagu lihtsalt . oota , ta täpsustab . ta oli umbes 10 sentimeetrit lühem kui mina . ta nimi oli Daniel Weinberg . ta ülakeha oli poole pikem kui jalad . see oli Daniel Weinberg . kujuta ette , kui saad aru , et date'id motherfucking ötsiga . kes on üldse ? kellegi hüüdnimi või ? kas öts on mingi kuulus Neandertal või ? oota , mis te ütlesite , öelge valimad , kes öts on ? okei . ta oli üleüldiselt jalgadel punane lipp , nii et õnneks see suhe kaua ei kestnud . no jah . siuke lugu oligi . selles suhtes endiselt nagu see , et noh , ma eeldaks , et see , et ta nägi nagu Neandertal välja , oli nagu , ta ei varjanud seda otseselt . see , kui sa oled ta tiris su juukseid pidi koopasse . kaua see suhe ei kestnud , kuni ma lõpuks vaatasin pinksamalt ja olin oh shit . tea , mis , kui uus jääaeg tuleb , siis see mees on nagu vaata , kes tuleb Roomatist tagasi . oot , see minu koopasse sooja . siis ei sega see Neandertali asi , jah . siis , kui on vaja mõõkhambulist tiigrit tappa , siis järsku pole midagi . kohe , kui Encino koopamehe teise osa casting hakkab toimuma , siis kohe , kui need ötsirahad tulevad . motherfucking öts . öts . mingi ikk , mida ma näen siin , sa ei lubanud mul lugeda , aga ma loen ikkagi . kui ta ütleb , et ei tohi enam alla võtta ja koondisega treenida , see on mad specific . ma tahan teada , mis koondis . see on oluline . see on üks mehisviru paljudest ikkidest . jaa , tagasi . kui ta ei luba koondisi . ehk siis sa pead , see on sumo . ei ole rugby-koondis . Rugby . mitu ikki sa kirjutasid ? kas sa oled kõik ikid kirjutanud siia või ? jaa , miks Aivar Riisalu ei lubanud koondises mängida ? kas , vaata , ma mõtlesin korra , rugby on need kõik hobuste . Kirsiga on sinu omad , jah ? väga palju kirsse . sa panid haigelt , kuule , me valime siit . oh shit , siin on ka üks päris hea Kirsiga . okei . siin on 2 kirssi . Sten , mängi midagi perversset . naine kirjutab , kui minu Tinder date pakkus mulle 800 eurot selle eest , et ma tema peale kuseksin ja suhu situksin . ülihea deal .
8 sotti. Niikuinii pead WC-sse minema ju. Tundus jumala normaalne mees, kuni jõudsime hotellituppa ja näitas raha. Ei baby, kui Dubais. Käibemaksu vabalt ka. When in Dubai? Maksu vabalt. Türa, kas ma võin, on ta siin? Ma võin ise kusta. Tule Bäkkarisse. Tule Bäkkarisse. Siin on bassein. Ja ta veel maksab peale selle eest. Vaat osad lihtsalt situks mehe peale niisama feminismi nimel. Jaa. Aga see oleks tasustatud. Armastus on surnud, no. Midagi pole teha. Ja nad ütlevad, rüütelikkus on surnud, ta on aga tõesti armastus on ka surnud. Jah, aga kui me paneme ta võitjaks, siis ta prolli ei taha seda kanistrit kassi kust. Ta ei hindaks seda. Te saate pissi. Kuule, teeme ühe loo veel, teeme ühe viimase lõpuloo. Mu vana iPad jooksis kokku, me peame siit võtma midagi. Fuck, see täpselt, kus me rohkem alla minna ei saa, tundub üli ja okei, nüüd saime. Oh, siin on NATO, vaata, loe seda. NATO! NATO! Siin on NATO! Käisin Tinderi teidil. Unustasin öelda N. Ühe USA sõjaväelasega. USA. Lõpetasime hotelli toas, kuna ta lubas, et tahab minuga abielluda. Ameeriklased on väga religioossed inimesed. Peale metsikut õhtut ja 8 cream pie. Yeah! America! Got a persecute pussy! Ta päriselt oli 8 cream pie'd seal kirjas. Ei, ta võttis... No kirjas küll, jah. Ta võttis selle tussi üle nagu Iraagi raisk. Fucking Operation Desert Storm. Fucking otse cream pie'sse. Avastasin, et ta oli kihlatud ja 7 naist oli temast lapseootel. Tule mees, see on mees. 7 naist või? Tira küll. Suht rõve tunne oli, sest selline P. Diddy poolt vägistamise tunne oli. No okei. Okei, vaat vahe oli seal, et P. Diddy nagu ikkagi korkis. Jah. On ju? Ja sa olid... Meessoost räppareid. Jah. Ja oli mustanahali. Pole üldse tähtis. Pole üldse tähtis. Toonides oma. Jah, värvitoonides. Plus see, et algus tundub, et nagu kõik otsused olid vist nagu... Sinu tehtud. Nii, jätkame. Ta kadus kuudeks peale seda, kui tema kihlatu kirjutas mulle, aga järsku ilmus oma kompanii vendadega mu akna alla ja palus mu kätt. Lubades eluaegseid kreemipirukaid. Olen enamuse... Mu munn on nii kõva praegu täitsa perses. Tere oppas, et seal laudlina ees on. Olen enamuse kõrgete NATO ohvitseridega teidil käinud, kes Eestit külastavad. See naine on Vene spioon. Ja üks on hullem kui teine. Olen enamike NATO ohvitseridega saladustest rääkinud. Ja mõne meedut vajab kirsiga igale poole. Nii, kas publikus on juhuslikult Deniss Metsavas, kes selle loo kirjutas? Kas Herman Simm on publikus, kes selle loo kirjutas? Sai kõikidelt NATO kõrgematelt ohvitseritelt Green Pied ja viis info otse Kremlile. Ma ei tea. Mis me arvame sellest loost ja tänasest õhtust, meie kallis paneel? Vaata, ma ausalt viimase puhul see, kus ikk oli jälle nagu selline. Nojah, kõlab nagu lõbus oli. Lõbus õhtu. Ja see tundus nagu selline karussell, vaata. Vaata, kreemipiru, see on nagu, et jobistas vittu. Ma mõtlesin, et nagu pagar. Okei. Tegite terve süüa. Kuulge, meil on vaja välja valida siis võidulugu. Mina sain aru, et see moosimees. Moosine. Mis asi oli haritlane? Mansplaining. Okei, teeme lihtsalt. Kes arvas, et võitis see moosinäpp? Tehke aplaus. Väga hea. Haritlane. Mansplaining ja viimane siis oli... Stop the steal. Mis see viimane oli? Sitt. Aga kuule, siis võitis moosinäpp. Teeme suure aplausi sellele loole. Tule järgi enda konversiketsidele ja piss mulliveele. Terve kasti saad seda endale. Selline oli meie esimene Mida ikki täiesti söge
üritus, ma ei tea, mis siin toimus. Teeme aplausi Sten-Erik Allikale, kes oli klahvide taga. Sten-Erik Allikas. Teeme aplausi paneelile Daniel Weinbergs, Mikael Meemaa. Minu nimi on Hendrik Puntso, aitäh, et tulite siia kohale. Kõike head. Head uut aastat.